Mida kõrgemale Rauki laial kivitrepil jõudis, seda ebakindlamaks ja aeglasemaks muutus tema samm, kuni ta lõpuks suure ukse ees seisma jäi. Ta tõstis juba käe, et seda avada, kuid sisseastumiseks tal julgust ei jätkunud. Kohmetult ringi vaadates astus ta mõned sammud uksest eemale ning jäi nõutult seisma. Rauki vaatas ukse kõrval olevast aknast sisse. Ta tegi kiire otsuse. Kui keegi trepist üles tuleb ja uksest sisse läheb või kui keegi sealt hoopis välja tuleb, kasutab ta seda enda jaoks kui head võimalust ning põhjust sisenemiseks. Ta lubab uuesti peitu pugenud julgusel endast märku anda. Ta püüab jätta mulje, nagu oleks ta tähtsa asja meelde tuletanud ning et temalgi on vaja uksest sisse minna. Raukil oli oma plaani üle väga hea meel ning ta jäi ootama oma võimalust. Samas jäi talle siiski arusaamatuks ja mõistmatuks, miks ta nüüd ilma ootamata ei võiks sisse minna. Aga ta peletas selle mõtte kohe eemale, sest see tekitas temas süütunnet ja ebamugavust ning ta otsustas, et lihtsam on oodata, kuni keegi tuleb. Kuid ikkagi tungis temasse piinav mõte, miks ta seda ometi teha ei julge. Ta mõistis ainult, et ta kardab, aga täpselt mida, seda ta ei teadnud. Võib-olla seda, et teda tabab liiga suur tähelepanu, aga see on tema jaoks talumatult ebameeldiv, kuna kõik teised on juba ammu kohal ning jäävad nüüd teda põrnitsema kui veidrat hilinejat. Küllap peab ta siis hakkama oma hilinemise põhjuseid selgitama, aga seda ta ei tahtnud teha, sest ta ei osanud seda teha, kuna tal ei olnud mitte ühtegi seletust ning see kõik oleks talle suurt raskust valmistanud sellisel ülekuulamisel enda hilinemise pärast aru anda. Sellised mõtted tekitasid temas ärevust ning ta püüdis leida nendest väljapääsu. Kui ma oleks olnud kohal enne kõiki teisi, siis ma ei kardaks. Siis ma tunneksin ennast palju paremini, arutles Rauki endamisi. Kuid nüüd, kui kõik olid juba kohal, aga teda ei olnud, siis ta lihtsalt ei suutnud edasi minna. Hetkeks tõusis talle pähe mõte, et ei läheks üldse uksest sisse. Läheks tagasi, läheks ära, läheks ükskõik kuhu, aga läheks siit minema. Mitte miski ei keela talle lihtsalt sealt ära minna ning jätta maha kogu see ebamugav enesetunne selle suure jubeda ukse juures. Aga samal hetkel tundis ta, et ta ei saa ära minna. Ta peab sisse minema. Aga sisse minna ta ei julgenud. Nüüd tegi Rauki ei tea kust kohast innustust saades sisemise otsuse. Saagu mis saab, aga ta läheb sisse. Ta on selleks piisavalt julge. Tal polegi mitte midagi karta. Milleks üldse selline veider kõhklemine? Juhtugu mis tahes, aga ta lihtsalt läheb, sest ta peab minema. Ta haaras uuesti suurest käepidemest kinni, kuid ust lahti tõmmata ta ei julgenud. Kogu otsustavus ja julgus, mis ennast korraks ilmutanud olid nüüd nähtamatu jõu poolt tema seest just nagu välja tõstetud ja ära peidetud ning nii kaugele ja sügavale, et ta mitte mingi hinna eest ei leidnud endas enam julgust ega tahet uksest sisse minna. Ma natuke veel ootan, mõtles Rauki. See ei ole veel õige hetk, aga see õige hetk tuleb. See kindlasti varsti tuleb. Ma pean selle lihtsalt ära ootama. Ma natuke aega keskendun, sest ma pean veel natuke otsustama. Mul on lihtsalt vaja natuke aega otsustada ja siis lähen sisse. See võtab veel ühe hetke. Mõte,
et seal oodates saab ta julgust juurde, muutus tegelikult arusaamiseks, et tal jääb julgust vähemaks. See väike enesekindlus, mis tal ukse juurde jõudes oli, on nüüd hakanud nähtavalt kokku tõmbuma. Sellest hoolimata mõtles Rauki siiski natuke aega veel oodata. Ta uskus, et ta peab veel ootama, sest see õige moment sisse minemiseks peab kuskilt tulema. Ta tegi uue otsuse, et ta kõnnib ukse juures 3 korda edasi-tagasi, haarab otsustavalt käepidemest, avab ukse ja astub sisse. Kuid otsustaval hetkel ta käepidemest haarata ei suutnud. Ta ei julgenud. Rauki astus uuesti mõned sammud uksest eemale ning jäi seisma. Kindad hakkasid sisse tungivale külmale järele andma ja ta pigistas käed rusikasse, et sõrmedel soem oleks, ning liigutas varbaid, mis saabastes tasapisi kangeks hakkasid jääma. Tema meelekindlus lõi veelgi rohkem kõikuma. Järsku märkas Rauki lähenemas samasugust väikest poissi nagu ta ise. Ilma mütsi ja kinnasteta poiss võttis laial trepil 2 astet korraga. Seejärel sibas väikeste hoogsate sammudega ukse poole. Rauki püüdis oma sisemist segadust ja otsustamatust varjata. Ta püüdis jätta muljet, nagu ta ootaks kedagi, nagu kohe peaks keegi tulema, kes ei ole veel millegi pärast tulnud. Ta ajas selja sirgu ja vaatas otsiva ja ootava pilguga kaugemale, justkui püüdes näha kedagi, kes peaks juba ammu kohal olema. Samal ajal püüdis ta poisi pilku vältida, et ei peaks midagi ütlema või mõnele ootamatule küsimusele vastama või et see teda ära ei tunneks, mis oleks Raukile eriti ebamugav. Pilku Rauki poole heitamata tõmbas poiss ukse lahti ja kadus suurde majja. Rauki oli nüüd jälle üksinda, millest ta isegi omamoodi kergendust tundis. Kuid siis meenus talle, et ta pidi koos esimese tulejaga sisse minema. Aga hetk tagasi ei mäletanud ta midagi sellest endaga tehtud kokkuleppest. See oli lihtsalt kadunud. Tema ainuke mõte oli, et ta oleks nähtamatu, et see poiss läheks võimalikult kiiresti ära, nii et tema saaks jälle üksi olla. Nüüd hakkas see mõte teda närima ja kiusama. Teda muserdas teadmine, et kõik, mis ta endale lubas, ometi nii lihtsalt ununes ning et ta ise endale välja mõeldud võimaluse käest lasi minna. See vähendas tema niigi kõikuvat enesekindlust veelgi. Ta kõndis uuesti uksest eemale ega teadnud, mida edasi teha. Rauki oli selles majas palju kordi käinud. Ta vaatas selle lõputuid seinu, mis võimsa müürina tema ees seisid ning silmitses kõrgel klaaskettina paistvaid aknaid, mis tema kujutlusse vastuolulisi pilte maalisid. Raukile ei meeldinud see maja. See ei meeldinud talle ei seest ega väljast, aga ta pidi sinna minema. Sest Helasoo annab talle midagi. Annab talle midagi, mis on talle väga vajalik. Helasoo andis seda paljudele, neile, kelle jaoks see oli vajalik. Helasoo Raukile meeldis, sest Helasoos oli midagi, mis Raukit julgustas. Aga selles hiiglaslikus majas oli midagi muud, millest Rauki täpselt aru ei saanud. Need olid jõud, mis olid hirmutavad. Seal oli midagi, mis sundis teda endasse tõmbuma ja kõrvale jääma. Rauki tundis oma kehas üha sügavamale tungivat pakasenõela. Sõrmed ja varbad muutusid üha tuimemaks ja valulikumaks
ning endast hakkasid märku andma külma värinad, mis olid tulnud tema enesetunnet veelgi sandimaks muutuma. Rauki võpatas, kui uks järsku lahti lükati ning sealt välja kiirustav pikk ettepoole kaldu olev mees noolena trepile tuiskas. Samal hetkel püüdis Rauki jätta muljet, nagu ta just ootaks kedagi uksest väljumas, aga teeskles siis, et see polnud see, keda ta ootas. Ta pööras kiiresti pilgu aknasse, nagu otsiks ta sealt kedagi, keda ta tulemas ootab. Nüüd taipas Rauki, et ta oli teist korda endale antud lubaduse unustanud ja murdunud. Talle isegi ei meenunud õigel hetkel oma lubadus uksest sisse minna, kui sealt keegi välja tuleb. Tema sisse puges jõuetus ja ahastus. Ta ei olnud enam milleski kindel. Nüüd ei tahtnud ta enam üldse uksest sisse minna. Ta tahtis, et teda enam ei oleks seal. Külmanäpitsad, mis tema keha vallutamisel üha rohkem jõudu kogusid, andsid meelsasti oma panuse Rauki meeleolu süngemaks muutmisele. Ta mõtles, et seisab seal veel hetke ja läheb siis ära. Ta ei näinud enam mingit mõtet sisse minemiseks. Ta tundis kõige suhtes põlastust ja oleks tahtnud nutta. Ma tulen homme uuesti, mõtles Rauki. Homme on õige päev. Homme olen ma selleks valmis, et sellest uksest sisse minna. Täna ei olegi õige päev. Ma ei oleks pidanud üldse tulema. Aga homme olen ma julge. Homme ei karda ma midagi, sest siis olen ma ette valmistatud ja ma tean, et kõik läheb hästi ja mul ei olegi mitte midagi karta ja ega ma ei kardagi midagi. Ma lihtsalt ei taha praegu sisse minna. Korraga paiskus uks suure hooga lahti ning välja astus Vindegriit. Ta läks teravate ja ründavate sammudega otse trepi poole, kuid siis märkas ta Raukit. Mida sina siin seisad? Hõikas ta, nüüd juba kiirel sammul Raukile lähenedes. Oleks tahtnud sind sees näha, aga sina seisad siin. Miks sa sisse ei tule? Küsis Vindegriit. Tule siia, mina viin su sisse. Mina viin su Helasoo juurde. Nüüd pead sa aru andma. Sa pead seletama ja mina kuulan seda suure huviga. Põlevate silmadega Vindegriit haaras oma kondise käega Raukil varrukast ja hakkas teda endaga kaasa tirima. Sa ei pea mind kiskuma, ütles Rauki ja püüdis ennast Vindegriidi haardest vabastada. Vindegriit ei lasknud Raukist lahti. Ta tungis närviliste kiirete sammudega Raukit kaasa rebides suurest uksest sisse ning seejärel paiskusid nad edasi mööda avarat kõrge kaarlaega koridori. Talle pakkus naudingut teadmine, et ta teeb midagi väga olulist. Ta uskus ja kujutas ette, et on kätte saanud kellegi, kes on hukkamõistmist väärt ja tuleb kohtu ette tirida ja seda teeb tema, Vindegriit. Sest tema on see, kes on selle süüdlase kätte saanud. See on tema hetk. Täna saab ta ennast aupaistes imetleda, sest ta on teinud tähelepanuväärse teo. Ta tahtis, et see oleks kaugele nähtav, kuidas ta oma sõjasaaki kõigi silme all halastamatult ülekuulamisele viib. Ta hoidis oma peenikeste sõrmedega kramplikult Rauki käest kinni ning tõmbas teda hooletult ja raevukalt enda järel. Oma viba ja keha kohta osutas ta hämmastavalt suurt jõudu. Vindegriit lisas veelgi sammu, nii et nad juba peaaegu jooksid. Ta kartis, et tema ohver võib ennast lahti rabeleda ja siis jääb ta ilma oma võidust, millest ta oma meeltes uhke pildi maalis.
Nüüd ei tohi ta enam mingil juhul ilma jääda aust, mida ta saab nautida siis, kui on eesmärgi saavutanud. Ta uskus ja unistas, et temast saab päeva kangelane, keda kõik märkavad ning teda külvatakse üle tunnustavate pilkudega, mille võimsas ja rahuldavas valguses ta tegelikult praegu juba ennast tundis. Tule, aga tule, kohe oleme kohal, sisistas Vindegriit üleolekut nautides, kui nad olid järgmisele korrusele jõudnud ning alustanud teekonda veel ühe kõrge ja pika koridori vallutamiseks. Kõik, kes koridoris olid, jäid hetkeks seisma, et jälgida vaatepilti, kuidas Rauki Vindegriidi raudses haardes talle alandatult järele jooksis. Rauki oleks tahtnud ennast lahti tõmmata, Vindegriidi pikali lükata ja minema joosta. Aga ta ei suutnud. Jõu poolest oleks suutnud. Ta oli sellest terava nina, suurte lõuanukkidega kõhetust Vindegriidist tugevam. Ta oleks võinud haarata tema õlgadest ja ta maha paisata. Oleks võinud teda täiesti jõust lüüa, aga ta ei teinud seda. Ta ei teinud seda mitte sellepärast, et ta oleks olnud ükskõikne või ei oleks saanud, vaid sellepärast, et ta ei julgenud. Ta ei julgenud sisisevale ning nüüd juba rõõmust värisevale tasapisi sisaliku kuju võtvale Vindegriidile midagi teha. Kuigi ta oleks seda tahtnud ja kuigi ta tundis, et ta peaks seda tegema. Koridori lõppu jõudes tõmbas Vindegriit kitsa torni meenutava ukse lahti. Astus võidurõõmsalt hingeldades ning Raukit kaasa tirides suurde ümmargusse saali ning tundis, kuidas seal kõik temaga täitus. Ta tundis, kuidas ta on seal kõige nähtavam. Aitäh, Vindegriit, ütles Helasoo. Sa võid nüüd minna. Võin minna? Kas see ongi kõik? Mõtles Vindegriit ning sattus segadusse. Ta ootas heakskiitu. Ta ootas, et teda oleks tunnustatud. Ta kujutles, kuidas teda kutsutakse aplausi saatel kõigi ette ja juhitakse tähelepanu tema suurele vägiteole. Aga seda ei juhtunud. Helasoo palus tal lihtsalt lahkuda ja ukse enda järel sulgeda. Vindegriiti tabas pettumus nagu rusikahoop vastu kukalt. Ta tundis, kuidas temas võttis maad kägistav pahameel iseenda vastu. Lüüa saamise tunne ajas teda üha suuremasse lämmatavasse arusaamatusse. Ta hakkas tajuma, kuidas tema soov ennast alandusena teostada ei suutnud teenida oma isandat nii, et see oleks võitnud tunnustuse. Ta tundis, kuidas vihane mürk hakkas neelama tema keha, võttes ära temalt tema tõestamata jäänud jõu koos läbi kukkunud võimalustega. Ta tundis, kuidas ta hakkas lahustuma nähtamatuks. Teda ei olnud enam seal. Rauki kõndis lumme tallatud raja kõrval. Ta püüdis astuda nii, et iga saapa jälg oleks selgelt teistest eristuv. Ta tahtis teha oma jälgi. Ta vaatas tagasi ning uuris seda pikka jäljerada, mis lumes lookles. Talle meeldis see rada, sest selles oli järjepidevust ja meelekindlust. Jäljed ei teinud ebakindlaid ega otsivaid kõrvalsamme. Nad ei moodustanud koha peal tammumise mustreid, mis oleksid kujutanud otsustamatust ja segadust. Ta astus edasi ning vajutas üha uusi ja uusi jälgi silmapiirile kaduvasse jäljeritta. Kui ma sellest neetud uksest kohe sisse oleksin läinud, arutles Rauki endamisi,
siis ei oleks olnud Vindegriidil võimalust mind rünnata.